olid hunnid, kõigil pikad mustad matlid seljas, ise olid näljas, tegid kisa käära, liputasid Türgi pikki mõõkasid, et saaks lõbu samm. Hommikul söödi kirsse, õhtul pandi peere, naise sokkud kitsedega kokku, öösel magati pikuti, tütarlapsi niisutati viinaga, et saaks lõbu samm. Emakeele tunnis Juku näppis musti koolipükse, millel polnud traksi, keeras tunni tuksi, katsus Maari puunast pasta pliiatsi, et saaks lõbu samm. Viies tünn oli püsti, sinna sisse kuues tünn oli pikuti, sinna sisse niidirulli vervad, kui neil mängib kutsi, õnnelikult jõuavad suure koera puudelet täis viinaga. Laual oli mitu raha eest võis näha, kõrtsi naise viina jäid kõik padulid, krahvid ja vonnid, püksinööbid katkasid, välja võetin Türgiga sultan naisele ütles heidab maha, ära ka liialt kiljata, kui sul raiun targad tulid idamaad ühel teatud tunnil, miilid seisis õue peal riigikaitse mundris. Ja läksin kauplema, käib uhke auto veel üle jõu, mul on vaid raha, et osta laada. Üks vene mees mul siis soovitaks, kui raha maala, siis osta laada. Käib uhke auto veel üle jõu, mul on vaid raha, et osta laada. Üks vene mees mul siis soovitaks, kui raha maala, kupige laada. Osta laada, osta laada, osta laada. Sõdurin nüüd tihti autopoodi, pean külastama maa, sest laada hullu moodi on hakkas streikima. Võin ennast lohutada, kõik jupid odavad ja tihti parandada saab suure haamriga. Käib uhke auto veel üle jõu, mul on vaid raha, et osta laada. Üks vene mees mul siis soovitas